See võib kõlada väga õudselt, aga need naised, kellel päevad alles jäävad, siis sorry, aga sul on vorm. Mis siis, kui ei tulegi tagasi, mis siis, kui ma ei saagi lapsi? Tere tulemast tippsporti! Bikiinid, glamuur, sädelus, kontsad, perfektne keha ja tervisehäired, millest ei pruugi kunagi taastuda. Kellel puudub tugisüsteem ja tugivõrgustik, siis nad võivad ikka päris kuradi tumedasse kohta endaga jõuda. Bikiini fitness kuulub füsiikspordi alla, ehk ei hinnata seda, mida su keha teha suudab, vaid seda, kuidas see välja näeb. Hinnatakse naiselikku vormi, lihaseid, mis annavad kehale kuju, ümaraid tuharaid, toonuses keskosa ning lõpuks ka terviklikku lavavälimust, juukseid, meiki, kostüümi ja päevitust. Kui kaua sa oled tegelenud bikiini fitnessiga? 9 aastat võistelnud, aga muidu treeninguid teinud nii-öelda kehakultuuri eesmärgil ikkagi kuskil 10-11 aastat. Kui kaua sa tegelesid bikiini fitnessiga? Aasta aega oli see ettevalmistus, siis ma tegin 3 võistlust, 1 hooaja ja rohkem ma võistlemas ei ole käinud. Sul on üks huvitav postitus. Nii, okei, üllata mind. Eesti üks kuulsamaid bikiini fitness sportlasi Kaisa Kuusnem lausus oma Instagramis. Sellisel vormil pole mitte mingit pistmist tervislikkusega, jätkusuutlikkusega, naiselikkusega. Nope. Muidugi, jaa, ei, sellele ma kirjutan kohe alla. Absoluutselt, kui me räägime lavavormist ikkagi, siis on oluline nagu vahet teha sellele, mis on hea ja tervislik vorm ja mis on lavavorm. Ehk siis nagu tegelikult võtame tippspordi üldse, tippsport mitte kuskil võtmes ei ole ju tervislik sport. Kui sa tahad olla tippude tipp, siis hakkad seda tegema lõppkokkuvõttes ikkagi enda tervise arvelt. See on maailm, kus toitumispiirangud ja üleliigne trenn on norm, mitte erand. Millistesse äärmustesse sina oled läinud, et oma figuuri hoida? Minu esimene lavaprepp üldse. Ma olin nii jõuetu, et ma jõudnud näiteks diivani pealt enne püstigi tõusta. Lihtsalt ma olin omadega, ongi see rasvaprotsent on nii maas, sul on täiesti energiavarud maas ja kõik tuli nagu täiesti ekstreemdieedi arvelt, kui eluvaim sisuliselt kadus seest ära. Kui sa oled pidevas defitsiidis, hakkab keha mingi hetk otsustama, mis on ellujäämiseks vajalik ja mis mitte. Kui mina lavaks valmistun, siis seal tippvormis ma olengi niisugune 2-3 nädalat, aga siis on see kõik, siis see pull tuleb nagu ära lõpetada. Kui see rasvaprotsent on nii maas, siis sa keerad enda hormonaalsüsteemi täiesti tuksi. Üks esimesi asju, mis paljudel kaob, on menstruatsioon. Mul 9 kuud ei olnud. Jah, läks aega pärast võistlusi ka veel, kuni need lõpuks tagasi tulid. Sul lähebki rasvaprotsent läheb nii maha ja selles mõttes, et keha toimib ju ellujäämismehhanismi pealt. Sa ei saa sugu enam jätkata, see ei ole nagu normaalne tingimus. Uuringus, kus osales 104 naiskulturisti, leiti, et üle poolte naistest koges menstruaaltsükli häireid, ehk nende päevad kadusid vähemalt 3 kuuks järjest. Iga kord, kui ma teen uue võistlus preppi, siis ma tegelikult eos juba pean arvestama ju sellega, et kas need päevad mul kunagi üldse tagasi veel tulevad, kas ma saan võib-olla kunagi veel emaks, sest see iga kord paneb sulle ju põntsu. Et ma never ei tea ju, kui kaua minu keha vastu peab. Kas see natuke hirmu ei tekitanud? Selles mõttes ei, et kuna ma olin valmistunud selleks, et see oli justkui tavaline, justkui normaalne, et need jäävad ära. Pigem ma oleks ka just üllatunud, kui need ei oleks ära jäänud. Mõni võib-olla teebki endale 1 hooaja ära, ongi cancel, kõik. Võib-olla terve ülejäänud elu ravib ennast, ei tea. Ma arvan, et see on asi, mille peale keegi ei mõtle, kui nad alustavad selle alaga, et mis siis, kui ei tulegi tagasi, mis siis, kui ma ei saagi lapsi. Ma arvan jah, et keegi nagu ei mõtle, et minuga siuke asi juhtub. See võib kõlada minu suust praegu väga õudselt, aga mina ütlen niimoodi, et need naised, kellel need päevad alles jäävad, siis sorry, aga sul on vorm. Aga see, et päevad jäävad ära, on alles esimene tõrvatilk meepotis. See näitab, et keha on juba olukorras, kus tal ei ole piisavalt ressursse, et normaalselt toimida. Ja kui see seisund edasi kestab, hakkab see mõjutama kogu organismi. See seisund on spordimeditsiinis tuntud kui REDS. Keha ei saa piisavalt energiat ja hakkab seetõttu mõjutama nii vaimset kui füüsilist tervist, alates ärevusest kuni luude nõrgenemise ja seedimisprobleemideni. Milline see söömise tsükkel on enne võistlust, võistluse ajal ja pärast? Ma üldiselt sõin samasid asju, ehk siis ka põhimõtteliselt aasta aega järjest sama hommikusöök, sama lõunasöök, sama snäkk, sama õhtusöök. See ongi hea, et siis sa ei pea mõtlema, sest nagu nii, kui sa oled suures defitsiidis, su aju ei tööta. Selle kohta öeldakse ka, on sõna dieediaju. Sul on näiteks sotsiaalsed üritused, vanaema ütleb, et tal on sünnipäev, sul on mingi sorry, aga ma ei saa tulla, sest ma ei saa süüa, vaata. Mina kaifin seda, mida mina teen, aga ma tegelikult saan ju aru, et see on ju nagu täiesti hästi suure osa enda elust tegelikult panen ju pausile. Kui keha on pikalt defitsiidis, siis ta üritab seda tasakaalu tagasi saada.
nälg muutub tugevamaks, mõtted keerlevad rohkem toidu ümber ja mingist hetkest see ei ole enam tahtejõu küsimus, vaid võitlus omaenda kehaga. Hei, mul on väga abi vaja. Mul oli eelmine nädalavahetus võistlus ja nüüd ma ei suuda söömist lõpetada. See pealtvaatajana tundub natukene nagu söömishäire. Kindlasti. Minust kõige hullem aeg tuleb siis, kui see lavaprepp saab tehtud, eks sa käid seal lava peal ära ja kui sul siis ei ole seda tugisüsteemi ja võrgustikku, sest kõige, nagu üks asi on jah see, et sa pead dieeti, teine asi on see, kuidas sa dieedist välja tuled. Ja minul esimene lavadieet lõppes sellega, et ma võtsin 2 nädalaga juurde 7 kilo. Ma läksin koju ja siis ma sõin ära mingid võileivad, sõin 1 taldrikutäie võileibasid, on ju, ja sa tunned juba, et sul on kõht täis, on ju, tegelikult sa tunned füüsiliselt kõht on täis, aga sa tahad veel. Siis sa võtad järgmise taldrikutäie, sa sööd sellega ära, sul on nii paha juba, sul on niisugune tunne, et sa hakkad oksendama, on ju. Ja siis sa sööd ja sööd, kuni lõpuks ongi see, et sa võib-olla lähedki ja oksendad, siis sul on okei, ja nüüd mul tekkis kõhturuumi, ma saan veel süüa. Kui oled nii kaua näljas olnud, siis aju ei saa aru, kui kõht on täis. Siis võidki seal krõpsupaki ära süüa, siis kommipaki, küpsisega paki ja ikka sa sööd edasi. Täielik mind ja siis sa umbes järgmine hommikul nagu ärkad üles ja mõtled, et davai, täna on parem päev. No ei ole, on täpselt samamoodi ja samamoodi ja samamoodi, et see on nagu tegelikult jumala crazy. Sellel alal ei ole toit lihtsalt toit. See on number, süsteem ja kontroll. Kuidas see on mõjutanud nagu suuremas pildis sinu suhet toiduga? No esimesed aastad olid minu jaoks katastroof ja ma olin aastaid toitumishäires, on ju, tegelikult see on ju haige, vaata, et ma mitte kunagi ei suuda enam ju lihtsalt, et ma söön asju mingi maitse pärast või elamuse pärast. Ei, ma söön seda, et sest seda on funktsioon. Kindlaid numbrid ajad taga, sa ei vaata taldrikut, mitte et see on riis, see on kana, sa vaatad, et see on valg süsivesik rasv. Nagu ma ei söö lihtsalt kogemata juhtumisi midagi, ei. Tundub päris hull, on ju? Crazy! Jaa, I know. Isutab mingi, ma ei tea, mingi šokolaad vahest või? Isutab ikka, aga mis siis? Sööd? Ei, see on isu. Nii, aga sa saad aru, et sa oled tervelt funktsioneeriv inimene, sa suudad isusid edasi lükata, sa ei pea neid hakka asju kohe rahuldama hakkama. Tuled tänava peal pissi häda peale, sa ei hakka pissima seal, vaata. Sa lähed ootad enda vetsu järjekorra ära ja siis vaatad, on ju. Sa iga kord ei pea ju reageerima, kui isu tuleb. Ma arvan, see on ka nagu teistpidine stress, et kui need võistlust on läbi ja ongi täpselt see, et sul see suur eesmärk kaob ära, et mis ma nüüd eluga peale hakkan justkui. Et see oli aasta aega minu siis identiteet ja enam ei ole. Ja siis tekitab niisugune stressi ja siis niisugune stressi söömine. Mul tekkis ikka igasugused ülesöömissööstud ja kõik asjad ja siis mentaalne tervis samamoodi, et kui sa üks moment vaatad peeglisse, sa oled täpselt see six-pack, on ju, sa oled niisugune nagu inimskelett, on ju, ja siis teine moment sa vaatad peeglist ja sa oled sisuliselt, sa oled rasvane tagasi, on ju, et mis see naisterahvane sul siin teeb, on ju, et ilmselgelt siis see muudab, see toob sind mentaalselt lihtsalt nagu nii musta kohta, et ja seda enam see trigerdab mingit söömasööstusid ja toitumishäirid ja asju, et mina peale esimest preppi, ma olin omadega täiesti raibe nagu. Aga mis mind tegelikult päästis ongi, ma ütlen, ma lihtsalt sattusin õiget inimest otsa, ma sattusin nende järgmise treeneri otsa, kes sisuliselt mind tõmbas sealt august siis välja. Aga kui ma oleksin jäänud tol momendil üksinda, ma ütlen ausalt, ma ei kujuta ette, mis saanud oleks. Nagu mul tuli külmarined peale praegu, ma ei kujuta ette. Nagu lihtsalt mind sõna otseses mõttes päästeti ära lihtsalt. Et jah. Kõige suurem viga, mis sa sellel alal teha saad, on pimesi uskuda, et iga inimene, kes nimetab ennast treeneriks, tahab sulle automaatselt parimat. Mina läksin ka Bikini Fitnessi läbi ühe projekti, kus pandi kamp naisi kokku ja siis, et davai, hakkame lavale treenima. Ja mind samamoodi mitte keegi kunagi ei hoiatanud, et tegelikult, mida see tegelikult tähendab. Et mulle see tuli ka justkui nagu välk selgest taevast, on ju. Kui aus olla, siis ma liialt palju ise nagu ei mõelnud. Sellepärast tulebki treeneriga, võtta treener või treeneriga seda protsessi teha, et võimalikult vähe peaksid mõtlema, lihtsalt pead usaldama seda treenerit. Kas noortel, kes selle alaga alustavad, kas nendel on oht liiga kaugele minna? Kindlasti, aga ma ütlengi, et nagu see oleneb ka sellest, kes sind juhendab kindlasti. Ma arvan, et oluline valida endale normaalne treener, nagu kes saab aru, mis on ohud ja oskab sulle neid ka nagu, oskab neid pooli sulle avada. No kui mina 10 aastat tagasi alustasin, siis ikkagi sa usaldad ju pime silmi, nagu seda, mis sulle räägitakse, sest sa ei tea ju mitte midagi. Ja siis ongi, kui sa satud vale inimese otsa, siis lihtsalt põhimõtteliselt treeneril on ju lihtne, ta viib sind sinna lavavormi, vahet ei ole, mis hinnaga, ja kui pilpaid hakkab lendama, ega see tema tervis pole ja mis tal sellest. Et veel enam, kui meil on tegelikult siin tänapäeval ju nii palju treenerid, kellel pole mingi treeneri kutsetki, pole paberitki, nad on mingi YouTube'is õppinud, siis sisuliselt sa lähedki tegema endaga inimkatseid. Oluline, et ta teeks selgeks, et mida see päriselt endast kujutab ja mida see nõuab, et sinna lavale jõuda. Et paljud, ma arvan, enamik ei saa aru või ei tea ja nad ei peagi teadma.
mis see nagu päriselt endast kujutab ja mis ohverdusi peab tooma. Mind pandi 1300 kalori peale. 1300 kalorit on inimese baasainevahetus. Nagu selles mõttes, et kui sinna pikalt pidama jääda, siis see oleks lõppenud mul haiglavoodis. Et aga lihtsalt, jah, jumal tänatud, mu tervis on nii tugev, aga see oleks võinud lõppeda, kurat teab, kuidas. Ja kõige huvitavam on see, et ka need, kes teavad, et see ei ole tervislik, jätkavad. Selles maailmas tähendab nälg distsipliini ja kannatus edu. Ja see muutub elustiiliks. Aga raske. Raske, noh. Elu ongi raske, kes ütles, et elu kerge peab olema. Selles mõttes, et ega nõrgad, nagu sorry, aga nõrgad inimesed ei saagi mitte ühelgi alal tippu jõuda. Sõna otseses mõttes keerad tuksi enda normaalse keha pildi, sest sa mitte kunagi ei vaata enam ennast ju peeglist selle pilguga, mis sa vaatasid varem. Kui sa oled näinud nii-öelda endal täpselt selle six-pack kuubis ära, siis sa paratamatult sa kujundad sellest nagu enda normaalsuse, mis tegelikult ei ole normaalsus. Kas sul on jäänud ka jälg sellest tänaseni? No oligi näiteks see, et kui ma muidu käisin kindlas jõusaalis kogu oma ettevalmistusperioodi aja ja kui võistlused said läbi, hakkasin juurde võtma, isegi kui ma olin ainult 2 kilo juurde võtnud, millest keegi nagu ei saa aru, et ainult 2 kilo, siis enda jaoks oli see katastroof, et issand, ma olen nii kole, ma olen nii paks, et kuidas ma nüüd lähen sinna jõusaali, et kõik, kes on nagu harjunud mind nägema ühtemoodi, et nüüd ma olen 2 kilo juurde võtnud, nüüd ma olen paks jõudne ja ma ei julgenud käia seal jõusaalis enam. Ja ma arvan, ma ei läinudki 2 aastat sinna jõusaali. Kas see tundub vahepeal nagu sõltuvus, see treenimine ja kõik? Kindlasti, muidugi. Kui sa võistled ära, sa saad päris palju tähelepanu. See tähelepanu saamine on samamoodi ju nagu ikkagi sõltuvust tekitav, on ju. Ja hästi paljud tüdrukud, mida ma just praegu panen tähele, on see, et nad saavad sotsiaalmeedias nagu sükest heakskiitu ja sükest, et kõik ülistavad ja umbes oi, mis sa nüüd ära tegid, on ju. Ja loomulikult see tekitab sükest tunnet, et ma tahan veel saavutada, ma tahan veel teile, ma ei tea, olla siis see, ma ei tea, popp ja noortepärane või see on praegu, see on nagu moeröögatus, vaata. Et paratamatult, jah. Selle alaga saab meeletult palju tähelepanu. Et võib-olla mõnel tekib tähelepanu sõltuvus ja sellepärast nad ainus põhjus, miks nad tahavad seda ala edasi teha veel ja veel, et olla siis X vormis, näha X-sugune välja, et siis ma saan tähelepanu ja siis ma meeldin kõigile. Kust see piir sinu jaoks jookseb, et sa näitad sotsiaalmeedias oma elustiili, aga paratamatult sa ka mõjutad teisi inimesi sellega? See on täiega hea küsimus. See on nagu täiega hea küsimus. Ma olen selle peale täiega mõelnud. Kui ma nagu peidaks ennast ära näiteks ja et ma ei räägiks üldse, ma ei näitaks üldse seda, et kas see oleks siis nagu parem. Ma ei tea, ma olen ise ka seal nagu dilemma ees, et ma saan aru sellest, et ma mõjutan ka ja päris paljud võib-olla vaatavadki tänase hetkel minu keha peale, ma tahan ka sükest keha vaata, et ma peangi tegema mingeid ekstreemseid asju. Et ma alati üritan seda poolt siis avada, et see keha, mis minul ongi, see ongi ekstreemsuse tulemus. Et aga sa pead siis arvestama X, Y, Z asjadega, kui sa tahad sükest keha saada, vaata. Mingist hetkest ei saa enam aru, kus see piir üldse on. Kas see on siis fitness või idealiseeritud toitumishäire? Et tere tulemast tippsporti. See on väga hirmus. Ja ongi. Nagu igas asjas, kui sa tahad olla tippus, seal on need downside'id ka nii-öelda. Sa võtad alati need riskid ja siis sa peadki enda peas ju selle kindlaks tegema, kas see risk on siis väärt seda nii-öelda ma ei tea, au ja kuulsust ja saavutust. Kas see on seda tegelikult väärt? Sa pead selle kalkulatsiooni enda peas ju ära tegema. On või? Mina ütlen, minu elus ta on väärt olnud, jaa. Oled rahu teinud sellega? Ma olen rahu teinud, jaa. Et jaa, ma olen küll, jah.